Directo, nutikas äritarkvara, mis kasvab koos sinu ettevõttega. Otsid võimekat tööriista, mis toetab kiiret kasvu. Directo. Väga suur hea meel on näha, et Eestis on nii palju inimesi, kes soovivad oma äri kiirelt kasvatada. Te olete tulnud täiesti õigesse kohta, sest Jakob on andnud meile lubaduse, väga intrigeeriva, et ta siis räägib, kuidas ühest väikesest Eesti ettevõttest kasvab üleöö oma valdkonna number 1 ja seda kogu maailmas. Et Jakob, kuidas sellised trikid käivad? Ja, esiteks, ma olen väga liigutatud, et teid nii palju siia tuli, Rabakonda lugu kuulama, et väga suur au, aitäh. Natuke nagu siis võib-olla Anett ka rääkis, et number 9. Anett sai number 9 väga suures segmendis, tennisemängide maailmas tohutu palju. Et kuidas number 9 saada, üks viis on kindlasti see, et toimetada nišis. Meie kasvasime välja sellest, et see oli 14 aastat tagasi nüüd, kui lahendasime ära lihtsalt ühe oma hobiga seotud nöögi, nimelt üks minu hobidust on mootorrattaga sõitmine, väljakutse oli rehvide vahetus, leiutasime, kui mul muidu võttis pool tundi aega, siis me leiutasime sellise hea mugava rakise, millega sai 2-3 minutiga tehtud. Ja tuli välja, et teistel on sama probleem. Ja see on see nišide rõõm, miks mulle väga meeldib nišis toimetada, et nišidega on lihtne nagu tegeleda. Jah, ettevõtjana, ettevõtte käivitamisel on ta natuke hirmus võib-olla, et nii vähe ja äkki ikka suuremale massile meeldida on äkki lihtsam ja tegelikult ei ole. Miks on nišiga lihtne? Esiteks, teil on lihtne mõista niši vajadusi, sest nišid on reeglina homogeensed. Siklimehed on üle maailma ühesugused, vahet ei ole, kas nad, mis on nende religioon või poliitilised suundumused või rass või rahvus või geograafiline asukoht, vahet ei ole, neil ikka ühed samad mured. See tõttu nišidega on palju lihtsam tööd teha, et sa saad aru neist. Nendel on lihtne hinge minna, sest sul on lihtne teha nišile tooteid, mis neid kõnetavad. Et me tegime ühe asja, mis lahendas ära väga paljude inimeste probleemi üle maailma ja see tegi selle nii-öelda nišis number 9 saamise märksa kergemaks. Ja nišiga on lihtne kommunikeerida, sellepärast, et nišid reeglina tarbivad oma teatud spetsiifilist meediat. Kas on mingid oma ajakirjad või on oma seal arvamusliidrid või seetõttu nendeni jõudmine on ka kergem. Muidugi kiusatus oleks a la kõikidele saksa naistele meeldida. No keeruline, see ei käi nii lihtsalt. 3 aastat tagasi me küll laiendasime oma niši, kui me alguses olime ainult off-roadi segmendis, siis me tõime välja toote, mis oli mõeldud tänavasiklitel rehvide vahetamiseks, et sa saad ise selle rehvi nagu peale ja maha. Ja see meie jaoks väga palju seda niši kasvatas. Ja see kasvatas nii palju, et siis oligi see, kui me 3 aastaga kasvasime üle 3 korra. No ja, aga 3 aastat on päris pikk aeg. Kiiremini ei tahtnud. Jaa, nagu startupid, et raha tõsta. Pauti. Kusjuures huvitav, et sa siin samas majas oli, ma tegin kunagi ühte startupi ka, mis kahjuks ei läinud lendama ja õppetunnid olid sealt mitmed, mõned rasked, mõned kergemad ja siin samas majas oli kunagi lätitud 59 ja siis oli see elu, et kui tõstaks raha ja see elu roundist roundi ja siis see Pinksi laud on vaja osta veel tiimile ja nii edasi, nagu see käib on ju startupide maailmas. Aga siis siin oli üks, äkki võib teda nimetada, ta oli USA-st, ta oli Washingtoni piirkonna selline inglijõugu liider või, kas nii võib öelda, või ta oli siis ingelinvestorite nii-öelda grupi kuidagi liider või mingi selline bossel. Ja siis tema ütles, et Jakob, unusta ära see raha tõstmine, tee oma ettevõtte kasvava positiivseks ja nii, et saaks ise hakkama ja sul lahenevad nii paljud asjad ise ära. Et esiteks, võib-olla sul pole üldse vaja raha tõsta ja kui sul on, siis sina nagu saad neid tingimusi ikkagi öelda. Et me oleme, ma just vaatasin enne seda konverentsi algust, et me oleme statistiliselt keskmiselt kasvanud 35% aastas, kõik need 14 aastat, 35,5 tegelikult. Täiesti viisab, rohkem ei taha kasvada, see on manageeritav, sest me ei taha, et protsessid hakkaksid kärisema. No ma ei tea, ära nüüd publikule nördimust valmista, et sa ise ju lubasid rääkida, kuidas 3 aastaga 3-kordistada käivet 9-liikmelise tiimiga, kes on laiali 3 riigi peal, osad töötavad veel osaliselt, siin peab ju mingi trikk olema, et avalikusta sisse. Jube piinlik on, kõigepealt ma võin ütlema, et olete natuke petta saanud.
Me veebruarikuus värbasime 10. inimese, nii et ei ole päris see 9. Okei, mõned asjad, miks me oleme suutnud, ilmselt ma pean andma nagu selle perspektiiviga, mis käibega me oleme, nii et kas me räägime sellisest 30 000 käibest või kus me oleme, et meie eelmise aasta käive oli 6,5, selle aasta eesmärk on 8,5. Et sellest anda nagu, et siin, seda me nüüd teeme seda selle 9 inimesega, nüüd siis sellest aastast 10. Kui me alustasime, siis me alustasime tegelikult niimoodi, et me olime äripartneriga Tõnu Kallastiga siis 2 ja me ei näinud Eestit sihtturuna, sellepärast kui sa nišis toimetad, sul kahjuks ei ole seda luksust, et sa toimetad Eestis, sa pead toimetama kohe välisturgudel. Ja siis me hakkasime seda 2 põhimõtteliselt tegema ja üks asi, mida me pidime enda jaoks väga range otsuse tegema, on see, mis on meie tegevused, mis on meie põhitegevus, et me fokusseeriks põhitegevusele, millest see tuleneb, mis on meie kompetentsid. Siis me saime aru seda, et meil 2 peale tegelikult kompetentsid on veidi piiratud. Meil on kompetents see, et me mõistame seda turgu hästi, me saame aru sellest turust, kuna me ise ka sõidame. Meil on inseneri võimekused, kuna Tõnu oli selle nii-öelda haridusega, eks ju, meil on inseneride tehniliste lahenduste loomise oskused. Ja meil olid nende tulemuste maailmaturule viimise oskused, siis nagu tänu minu taustale. Ja siis me otsustasime, et see ongi meie põhitegevus, luua ägedaid tooteid ja turustada neid. Mis ei ole meie põhitegevus, on tootmine. Sest me ei taha saada maailma parimaks tootjaks, küll aga me tahame olla maailma parim refitööriistade bränd. Seetõttu meil on allankepartnerid, meil on super head koostööpartnerid Eestis, kes meile toodavad, aga me leidsime, et see ei saa olema meie põhitegevus. Nii et see on kindlasti tiimi väikse hoida. Kui me alustasime ja sa tahad toimetada number 1 maailmaturul, sul on ikkagi vaja nagu tippkompetentsi oma ettevõttesse. Aga seda õnneks ei pea värbama. Sest meie kasutasime alguses saadi tippkompetentse, aga me kasutasime freelancerit. Et kui me 14 aastat tagasi alustasime, kasutasime väga palju, meil oli turunduse peale freelancerid, meil oli erinevad seal nii-öelda sisuloome ja erinevate asjade peal olid meil nagu tippspetsialistid, aga me ainult jupikaupa ostsime seda, et me ei pidanud võtma neid omale palgale. Ja ma mäletan, et tänaseks, keda me nimetame, meie nagu ettevõtte 3. töötaja oli prantslanna, kes elab Londoni lähendal, kes hakkas meil klienditeenindust tegema. Tema on tänaseni freelancer, ta on tänaseni meil tegelikult, meie jaoks on ta nagu 3. töötaja, ta on kõik need aastad meiega olnud nagu meie oma inimene, aga tegelikult on osalise koormusega. Nii et üks asi on see põhitegevus, teine asi on see, et ei pea kõike ise omale nagu palkama inimesi. Ja kui sa siis palkama hakkad ühel hetkel, et palka siis niimoodi, et õiged inimesed õiges kohas. Meil on näiteks niimoodi, et käibest on 65% USA ja mingil hetkel siis mina jooksin piirajasse oma nagu selle võimekusega seda müüki ja turundust juhtida ja samamoodi näiteks digiturunduse freelancerid allata, et võtame turundusjuhi. Ja esimene mõte oli, et väga äge, davai, paneme CV Online, CV keskus, paneme kuulutuse üles, eks ju, et paneme siis, et peab inglise keelt oskama. Ja siis hakkas film jooksma silme ja see film nagu kuidagi ei olnud hea lõpuga. Mõtlesin, ma ei kujuta, mis moodi me võtame ühe maimu või vahuri tööle ja siis palume, et ta nüüd turundaks Ameerika motosportlastele, kes on 65% meie käibest. Et see nagu tundus nagu jama. Ja siis oligi mõtsus, mis seal ikka, et siis me peame ikkagi need inimesed USA-st võtma, USA-st värbama, et nad ameeriklastele turundaks. Okei, seal natuke oli ka säkeldus, siis me pidime ka ettevõtte selle pärast tegema, et me olime sunnitud tegema USA-sse tütre ja nüüd on meil tehniline tugi on USA-st, eks ju, siis turunduse inimesel on tal oma meeskond juba seal, et meil on 3 inimest. Ja viimane asi siis, eks ju, on süsteemid. Mis sa nende all mõtled? Räägi täpsemalt, mis see süsteemid sinu jaoks on? Okei, süsteemid tähendab siis seda, et minu jaoks on eelkõige nagu mõtteviis. Et see on see, kuidas see on nagu see filter mu silmade ees, kuidas ma välja vaatan. See on see, mida ma näen. Kust see tuli? Kunagi päris algusaastatel sattus meile kätte Sam Carpenteri raamat. Tal on 2 raamatut ilmunud suht lähestikku. Üks oli Systems Mindset ja teine oli Work the System. Sam Carpenter, kui keegi tahab lugeda. Ja tema siis rääkis sellest, et nii nagu universum, nii nagu inimorganism, ettevõtted on ka protsesside kogum, protsesside hunnik ja meie ülesanne on nende protsessiga tegeleda. Mis on ettevõte? Väga palju on arvamusi, eks ju, kes räägib, need on tooted, need on kliendid, need on tiim, need on bränd. Meie näeme seda, et see on protsesside kogum ja meie ülesanne on neid protsesse kasvatada. Ja mille siis algus sai oli see, et kõigepealt me hakkasime kaardistama. Meil on väga suur osa, enamus selliseid protsesse, meil on eriti rutiinset protsesse, on tegelikult ära kirja pandud.
tavaliselt öeldakse, mine nüüd ja hakkab, et see on mingi suur ettevõtete värk, et ISO ja palju kaustasid. Ei ole, me oleme väike ettevõte enda jaoks, me oleme need kirja pannud. Sest miks? Sest see aitab meil, see võimaldab meil need protsesse parendada. Meil on tänaseks päevaks väga harva tulekahjusid, väga harva. Miks? Sellepärast, et need protsessid on nagu nii palju lihvitud, muidu sa ei teeks ära 9 inimesega sellist nagu käivet. Ja kui vahest juhtub, on olukordi, kus isegi meil on juhtunud tulekahju ja enne, kui me oleme hakanud tulekahju tegelema, me oleme vaadanud paar sammu tagasi, kus protsessis viga oli, et selline tulekahju üleüldse võimalikuks sai, siis me lahendame protsessi, parandame protsessi ära ja siis lähme tulekahjud likvideerima. Aga okei, see on nagu üks asi sellest. Siis loomulikult see, et kui me tahame, et inimesed oleksid efektiivsed, loomulikult on üks nende protsessid, teine asi on see, et seal peab olema taga ka automaatika, nii palju kui saab. Et näiteks meil on nagu 1000 veebitellimusi kuus, ma tean, et mõnedel on 10 000 veel rohkem, aga sul peab olema see automatiseeritud, et meil see Veronique Brandslanna saaks üksi ära teha neid, ta läks hulluks, alguses sai, enam ei saa. Et meil on, kuna meil on 2 ettevõtet, Eestis, USA, siis meil on USA-s on mitmed vahelaod, siis meil on Kanadas vaheladu, siis meil on Eestis üks vaheladu, siis meil on tootjate juures vahelaod. Et kõik need tellimused jookseksid automaatselt ladudesse, nad oleksid ladudega süngitud, sealt jookseksid kaubad otse kliendile, tagasiside jookseks lao seisukohta, siis see kõik jookseks ERP-i, et seda on nagu väga palju. Ja siis peale seda automaatikat, just kõik, kui palju me seda tiridamme ei tee ja kukerpall ei siin turunduses ei pinguta ja tootearenduses, et lõpuks selle taga peab olema ka närvivõrgustik. Ja närvivõrgustik on see, mis on seal taustal, mis seda kõike koos hoiab ja see on tarkvara. No midagi mulle. Nüüd midagi mulle, et see on väga hea point siin, et kindlasti on sul ka mingisugused kriteeriumid välja tuua, et mille järgi teie kasvava ettevõttena tarkvara valisite? ERP-i valimine oli eriti nagu selles mõttes nagu protsess, et me võtsime suisa konsultandid appi, tippspetsialistid, kes aitaksid meil valida välja, et milline ERP meile sobiks. ERP-idega on tavaliselt see häda, et see on pikk skaala, sul on ühes otsas on väga karbi tarkvara, mis suurt muffigi nagu, mis on nii karbi, et ta on meie keerukuse puhul on probleem. Ja teises otsas on sul tõesti need nullist kirjutatavad nagu, ma ei tea, Navision ja Xapta ja SAP ja nii edasi, millele ei hakka eluse sammas peale meie sugusel väiksel ettevõttel, sest see oli ka 6 kohast hakkavad need juurutamise kulud. Ja meie jõudsime lõpuks Directoni. Ja miks Directo meile sobiks? 3 asja. Esiteks, rahaliselt hakkab hammas peale meie käibe juures. Ta on kohaldatav meie protsessidele. Sest mingid asjad me hakkasime nagu vaatama ja oli see, et ei, et te peate oma ettevõtte protsessid ümber tegema, sest meie tarkvaras nii ei saa teha, nagu te tahate. Nagu, kuulge, ikka vastupidi peaks olema. No ei, võt ei ole. Aga Directos see võimalus oli, et Directost me saime seda teha. Ja viimane asi, et oleks ka perspektiiv. Et me saame rahulikult 2-3 kordistada, ma arvan, praeguse käibe ja me ei jookse piirajasse sellega. Et see, kuidas meil kõik see asi lõpuks ladusalt toimima sai, et see oli, et võiks öelda, et nagu lill. Siis on nii hea on kuulata Jakobi juttu, et temale kui kliendile paistis kõik jooksvad kui lill. Naiivne olen. Ja selles suhtes, et nii võib öelda ju raketi kohta ka, et käik sisse ja pauh läinud, tehtud. Tegelikult oli seal taga ikka päris suur töö. Nii. Et väike ettevõte, keerulised protsessid, nagu sa enne mainisid, mitu ettevõtet, USA, Eesti, vahelaud USA-s, vahelaud Eestis ja juurutaja õudusunenägu. Ise nad ei soovinud mitte midagi teha, kõik pidi lihtsalt jooksma, kõik lihtsalt jooksku. Tõsi, see oli lähte ülesanne, kui nad ütlesid, te peate nii tegema, me ei tee midagi, me tahame, et see ise juhtuks. Et see oli jah üks väga suur väljakutse, aga jumal tänatud, ma arvan, et 95% saime kõik Rabaconda mured lahendatud või soovid ja unelmad lahendatud standardlahendustega. Imesta. Aga ma võin siin, oma vahel, nagu me oleme, ühe saladuse paljastada. Et kõrvad kinni nüüd. Rabaconda on seal motikamaailmas number 1 ja täht ja nii-öelda pioneer. Siis te ilma enda teadmata olite meie juurutusprotsessis ka väike pioneer. Et katsejänesed, et Rabaconda oli siis esimene ettevõte, kes võttis kasutusele Directo standardiseeritud veebiliidese. Seal natuke ka meie peavalud alguse muidugi said, et testida sa võid ju, testida, reaalne elu on reaalne elu.
ja no teie mahud meie tutikast liides. Jooksime jalad villi. Aga seda toredam on kuulda, et Jakob ei saanud sellest midagi aru ja kõik oli lill. Et no suurepärane. Aga lähme Rabakonda juurde tagasi. Kõik see kasv, tarkvaravalikud, USA, Eesti, kliendid, jube rahulik paistab välja, naeratad ja tundub, et mõistus on korras ja 2 jalga on maas, et selle kohta ka mingid nipid. Kuidas sa sellise rahu säilitad? Jah, eks kindlasti kirg selle asja vastu, mida sa teed, et see teeb nii palju lihtsamaks äri ajamise. Et ma saan aru, et võib-olla ratsionaalselt ettevõtjana ma võib-olla peaksin millegi muuga tegelema, et raha tuleks lihtsamalt ja rohkem. Aga sa pead seda tegema distsipliiniga. Et kellel mille vastu kirg on, eks ju. No kujutage ette, et ma proovin endale ette kujutada, et oletame, et ma tegeleksin näiteks kaablikimpude tootmisega, toiduainete tööstuse tootmisliinide juhtkappidele. Põnev. Ma ei kujuta ette, kuidas mul oleks see kirg nii suur, et ma mõtleks, et nagu 14. alati, issand jumal, ma tahaks pöherdada nende kimpude sees. Et selles mõttes, kuna meile endale meeldib sõita, meile meeldivad mänguasjad, et siis see kindlasti aitab ja õnneks meil on tiim ka sattunud selline, et vähemasti USA, et see ei olnud kuidagi pidi värbamise eeltingimus, aga meil on USA tiim sattunud niimoodi, et kõik sõidavad, meie Tõnuga sõidame, kui käisime messil, on ju, pärast läksime kõik kambakesi Mehhikosse neid Paha 1000 radasid sõitma, et nagu äge. Kõlab ägedalt, jah. Et peegeldub minu meelest siit jälle see tasakaalupunkt, et tee tööd ja naudi ka oma vaba aega ja eriti hea, kui sa oma hobis saad teha äri, no super luks. Et väga vinge. Ja kui te nišis teete, siis see äri maailma tasandil võib olla päris toitav. Aga siis tuleb suurt pilti minna haarama. Suurest pildist. Mis plaanid edasi on? Tahaks endiselt kasvada, võib-olla see 35% mingist hetkest, nagu mingist suurusest läheb juba natuke selliseks, võib-olla liiga agressiivseks on ju. Me küll panime nüüd selleks aastaks endiselt 30% kasvu eesmärki. Turgude mõttes siseneme 4-rattaturule, et siis ATV-d, UTV-d, USA-s, eks ju, metsikult suur, kordades suurem kui üldse see siklimaailm, isegi ralliautod ja nii edasi. Protsessidega liigume samamoodi edasi, et tahaks jõuda ikkagi need kordajad ära teha, et me ei pea oma tiimi suurendama. Et me ikkagi väga palju paneme rõhku selleni, et meie inimesed oleksid väga-väga efektiivsed. Et see on selline huvitav asi, et ühelt poolt kindlasti Eesti Vabariik oleks rõõmsam, kui me loome töökohti, on ju. Ratsionaalselt nagu toimetav ettevõtjana ei taha, ma ei taha luua töökohti. Ma tahan tõsta oma ettevõtete, oma inimeste efektiivsust ülikõrgele, nii kõrgele, et nad oleksid maailmas tipud oma efektiivsusega. Minu meelest see on see, mida riik võiks tahta. Mitte luua töökohti, vaid luua väga-väga efektiivseid inimesi. Ja no mis meil on AI selle jaoks, et see on nüüd uus asi, uus suur hüpe meil, et me võtsime suisa konsultandi, kes aitab terve meie ettevõtte seda AI oskuste taset tõsta. Me ei saa lubada seda, et me jääme maha sellest rongist. Et see lihtsalt ei ole variant. Okei, praegu me oleme jõudnud sinna, et nad oskavad assistente luua, nad oskavad oma agente luua, ja järgmine hüpe, mis me tahame teha, on see, et nad suudaksid automaatikaid luua. Aga no me ei saa jääda maha sellest, et nagu konkurendid teevad seda, kui me täna ei tegele sellega, me võime küll mõelda, et see on kõik mingi mullen. No ei riski. Väga äge kuulda. Ma loodan, et saame direktoga siis sammult kaasa tulla. Ma nii õudselt loodan, et te tulete kaasa selle AI poolega. No väiksed AI sammud on juba tehtud. Meil on aeg otsa saanud imekiirelt, et äkki sa võtad oma jutust 3 märksõna, mida publikule tänasest päevast kaasa anda, et mida siis järgida, et olla sama edukas nagu Rabakonda? Okei. Üks on kindlasti see, et süsteemsus, et protsessid, et kui te ei taha tulekahjusid, sest tulekahjud on allakäiguspiraal, mida rohkem tulekahjud, seda raskem sul on, vähem aega on sul luua protsess. Et tegelege protsessidega, see on kindlasti üks sõna, eks ju. Siis teine sõna on see, et kui teil on võimalik valida, tehke ikka neid asju, mille vastu kirg on. See on nii palju lihtsam hommikul ärata ja minna hakata toimetama. Ja ma ütleks seda ka, et ikkagi see AI pool, et see aitab nii palju saavutada tõhusust ja efektiivsust. Kardetakse, et AI võtab töökohad ära. Ei võta, aga AI-d oskav inimene võtab küll su töökoha ära.
No aitäh nende märksõnade eest, et võtke siis need endale oma äridesse kaasa, kasvage jõudsalt, ka sellide vääriliselt. Et me oma küsimuste aja, ma ei tea, magasime vist nüüd maha, et meiega on võimalik rääkida ka iseenesest pärast privaatselt seal Directo alal, et me oleme seal olemas, jah. Kas meil on publikus küsimusi ka? Nii, oota, mikrofon tuleb ka. Aitäh! Kuidas sa sellisel moel kasvades välistad selliste üliefektiivseks vormitud inimeste, mitte välistad, aga kuidas käituda, kui see näiteks inimene lahkub? Noh, et ta on muutunud nagu üheks organiks sellest ettevõttest, et kui see kõik on nii efektiivne, aga samas kõike tuleb hallata nagu nii väikse meeskonnaga, et kuidas see nagu kas juurdekasv või järelkasv nagu kindlustatakse? Väga hea. Kusjuures tegelikult seal me lähme tagasi sinna protsesside kaardistamisse. Et kui inimeste need protsessid on ära kaardistatud, siis on väga lihtne. Et näiteks, kui me olime veel nii väiksed, et näiteks Veronique läks puhkusele ja mina pidin teda asendama näiteks ja tegema arveid klientidele ja kaupa välja saatma ja nii edasi, siis tänu sellele, et need protsessid olid nii hästi kirjeldatud, Vero ei pidanud mul isegi asju üle andma. Ta lihtsalt ütles tšau ja mina võtsin ette, nii tuli tellimuskliendid, okei, nii samm. Et see on üks asi kindlasti. Ja teine asi on, eks me ikka niimoodi, et kui osad töötajad on näiteks puhkusel, siis me tahame, et teised oskaksid tema tööd teha. Et nad oskaksid teda katta, esiteks sellepärast, et saaks puhkust võtta, sest meil ei ole 2 inimest panna klienditeenuse peale. Aga teine asi on ka see, et nii-öelda nagu õpiks ära need protsessid, nad oleksid natukene väike ettevõtte, palju mütse nii-öelda pead kandma. Aitäh! Kas meil on veel küsimusi? Ja tere! Mul on selline küsimus, et kui hea tootjad nüüd valmis teinud, et kui palju sellised kopeerijad kannale võivad astuda? Jaa, okei. Siin on nagu kiirelt mitu asja. Esiteks on see, et me kaitsesime Euroopas ära oma esimese toote, see on see, millega me purjetasime 10 aastat. USAs meil juhtus üks näpukas, me ei saanud USAs talle kaitset. USAs jah, tehti temast koopia, see oli siis nii-öelda off-road tsiklitele see rehvivahetuspukk. Mis juhtus oli see, et nii palju, kui me tegelesime oma brändiga, me väga palju saime oma ettevõtte liikuma tänu sellele, et me tegelesime maailma tippsõitjatega. Nemad kasutasid meie tooteid ja see oli nagu mega super turundus meile. Ja tänu sellele me olime suht hästi igal pool ka nähtavad. Ja nüüd tänu sellele me suutsime selle brändi üles ehitada. Ja kui näiteks meil olid USAs suured edasimüüjad, üks on Rocky Mountain ATVMC, üks väga suur veebigigant, ja nemad müüsid mõlemad meie toodet ja $100 odavamad koopiad, siis läbi aastate see suhe oli 1:4, keskmiselt 1:4. 4 kallist Trabacondat, 1 odav see koopia. Ühel hetkel inimesed tahavad rohkem maksta selle pärast, et seal tekib see nii-öelda see nagu kuuluvustunne või see brändi lojaalsus, et nad ei taha seda odavat koopiat, nad tahavad siin. On inimesi, kes ostavad odavat koopiat ka ja see on täiesti okei meile, aga see on üks asi. Ja nüüd edasi me loomulikult me oleme patenteerinud tooted ülejäänud riikides ja uued asjad, mis tulevad väga, väga kiirelt ära. Aga just, et kui teil peab olema tugev bränd all, sest siis nad on nagu, see annab põhjuse valida teid, isegi kui natuke kallim on. Jah, aga aitäh. Mina tänan Helina, mina tänan Jakob. Aitäh! Aitäh!